Donald Trump räägib üha valjemini NATOst lahkumisest ja on isegi välja mõelnud, kuidas karistada Euroopa liitlasi, kes keeldusid Lähis-Ida sõtta astumast. Eelmisel päeval toimus Donald Trumpi kohtumine NATO peasekretäri Mark Ruttega, mis oli algselt planeeritud kui tavaline töövisiit, kuid muutus kiiresti millekski muuks. Trump läks üle solvangutele ja ähvardustele ning väljendas jõhkralt pahameelt selle üle, et liitlased ei toetanud Ameerika-Iisraeli tegevust Iraani vastu. Samal ajal püsib NATO toetus Ameerika Ühendriikides endiselt kõrgel tasemel ja vaevalt Trumpil lubatakse Põhja-Atlandi allianssi hävitada, kuid eurooplastele võib Trump siiski tõsist kahju teha. Ja nüüd rääkisid allikad, et Trump esitas Mark Ruttele oma Mehhiko plaani koos eurooplastega, mis võib väga palju aidata Venemaa diktaatorit Vladimir Putinit. Minu nimi on Aleksei Petši, arutame seda teemat koos, kuid enne kui alustame seda saadet, palun teil toetada selle YouTube'i kanali tööd. Seda saab teha rahaliselt annetuse, sponsorluse või tasulise tellimuse kaudu, kasutades selle video kirjelduses olevaid linke ja andmeid. Seal on kõik platvormid, kus seda saab teha. Olen tänulik igasuguse teie toetuse eest. Ja liituge ka minu Telegrami kanaliga Petši News, link on samuti selle video kirjelduses. Niisiis, NATO peasekretär Mark Rutte lendas eile Trumpi juurde Valgesse Majja, et proovida parandada Trumpi administratsiooni suhteid eurooplastega NATO raames, kuid Ruttel see ei õnnestunud. Nagu kirjutab Politico, väljendas USA president Donald Trump tormilisel kohtumisel NATO peasekretäri Mark Ruttega oma rahulolematust NATO liitlaste suhtes ja andis mõista, et kaalub vastumeetmeid, kuna tema arvates ei toeta liitlased teda piisavalt tema isiklikus sõjas Iraanis. Rutte kohtus Trumpiga kinniste uste taga ammu planeeritud visiidi raames, mis muutus väga kiiresti omamoodi NATO päästmise missiooniks. Pärast seda, kui USA president oli korduvalt ähvardanud alliansist lahkuda, kuna sellised riigid nagu Hispaania ja Prantsusmaa keeldusid toetamast Ameerika-Iisraeli. Konflikt Teheraniga, milles saavutati 2 nädalaks habras vaherahu. По словам европейских чиновников, Трамп Rutte kohtus Trumpiga kinniste uste taga. President lahkus liidust, pettumus ja viha Euroopa riikide, sealhulgas Hispaania keeldumise pärast toetada tsitaadi poliitikat. Kõik läks viltu, ütles üks Euroopa ametnik. Pestus oli üks pidev solvangute voog. Trump näib ähvardas teha praktiliselt kõike, mida iganes. Kohtus Trumpiga, lootis mõista, et ta kaalub vastumeetmete või, kui soovite, kättemaksu võimalusi. Need samad 2 inimest ja 3. Euroopa ametnik. Ameerika Ühendriikide president jättis kohalolijatele mulje, et ta soovib liitlastelt konkreetseid samme, et aidata nii kiiresti kui võimalik. Hormuzi väin, kuis Valge Maja esindaja teatas, et vestluses kohtus Ruttega. Ameerika Ühendriikide president ähvardas korduvalt liidust lahkuda, kui keeldutakse. Valge Maja esindaja ütles, tsiteerin, nagu president Trump märkis, NATO läbis testi ja kukkus läbi. Tal ei ole praegusel etapil NATO suhtes mingeid ootusi ja ta ei ole neilt midagi palunud, kuigi see on fakt. Hormuzi väina toetamisest on palju rohkem kasu kui Ameerika Ühendriikidele. Siin teen kohe väikese märkuse, mida ma teile soovitan. Homme ilmub ilmselt juba saade niinimetatud naftadollarist või paksdollarist või kuidas iganes soovite seda nimetada. Aga asja tuum on selles, et Trump kui president on korduvalt ähvardanud loobumisega, mis on eurooplastele kasulikum kui ameeriklastele. Kohe ütlen ära, see on täielik jama. Sest just tänu sellele, et sellised riigid nagu Hispaania ja Prantsusmaa ostavad oma nafta, mis läbib Hormuzi väina dollarite eest. Just see võimaldas Ameerika dollaril saada kogu maailmas domineerivaks valuutaks. Ma selgitan selle loo üksikasjalikult lahti. Ma arvan, et homme kohtub Rutte Trumpiga. Seda ei tehtud kinniste uste taga. Ja vajutage kellukesele, et saaksite teateid uute osade ilmumise kohta. Seepärast on see väga huvitav teema, ma selgitan selle teile üksikasjalikult lahti. И вот после встречи с Рютте USA president on korduvalt ähvardanud keeldumise eest. Hispaania, Prantsusmaa, Iisrael. Edasi väitis Trump, et NATO ei tööta, kui seda pidevalt ei survestata ega tagant ei utsitata, millega ta justkui tegelebki. Rutte kohtus Trumpiga kinniste uste taga, nagu president korduvalt.
keeldumise eest nagu Hispaania ja ameeriklased. Sealt viidi ära Ameerika väed. Ja tähelepanu, viia need teistesse NATO riikidesse nagu Poola, Rumeenia, Leedu ja Kreeka, kes on pigem vastupidisel seisukohal. Kohtus selle operatsiooni raames Iraani vastu. Ja kui te kohe aru ei saanud, siis ma kordan veel kord. Trump tahab. Suretud Hispaania ja Prantsusmaa, Ameerika, Iisrael. See tähendab, et Donald Trump tahab viia väed lääne flangilt ära. Mark Rutte kohtus ähvardustega keeldumise eest. Это же, наоборот, прекрасная новость. Hispaania ja Prantsusmaa arutasid seda Mark Ruttega ning kui Rutte lihtsalt mängis Trumpile kaasa, ütles ameeriklane, uudised Euroopale. Paradoks seisneb selles, et Ida-Euroopa riigid on kõige rohkem huvitatud Ameerika vägede paigutamisest oma territooriumile, kuna nad asuvad Venemaa piiril. Mark Rutte kohtus nendega, kes kulutavad NATOs kõige rohkem kaitsele. Ida-Euroopa riigid on korduvalt kinniste uste taga ähvardanud toetada. Международную коалицию по контролю над Армузским проливом, Румыния сразу же одобрила запрос США на использование. Ja nüüd neljapäeval Saksamaa kantsler Friedrich Помочь возобновить судоходство через Армузский пролив, являющийся важным торговым центром, но только после полного прекращения боевых действий. И вот в четверг канцлер Германии kohtus Trumpiga. Suletud uste taga ähvardas Hispaaniat ja Iisraeli. Rutte kohtus Trumpiga, Hispaania ja kohtus Trumpiga suletud uste taga korduvalt, nagu Hispaania ja Prantsusmaa, Ameerika, Iisrael. наличием мандата и жизнеспособности. Me ei taha, et see sõda, mis on muutunud Atlandi üleseks jõuprooviks, veelgi teravdaks suhteid Ameerika Ühendriikide ja nende Euroopa NATO partnerite vahel. Kolmapäeval teatas Prantsuse armee ülemjuhataja kindral Fabien Mondon samuti, et Pariis kaalub ainult kaitseotstarbelisi sõjalise abi võimalusi. Viimase nädala jooksul oleme vastu võtnud ohvitsere erinevatest riikidest, kes otsustasid osaleda selles algatuses, mille eesmärk on taastada meresõit. Planeerimise etapp edeneb edasi ühise eesmärgiga tõsta meresõid ohutust selles strateegiliselt olulises piirkonnas. Ja eelmisel nädalal, tuletan meelde, toetas Suurbritannia juhitud 41 riigi koalitsioon uute sanktsioonide kehtestamise ja diplomaatilise surve suurendamise ideed Iraani suhtes, kuna viimane sulges olulise väina, kui tegi selgelt teatavaks, et seni kuni konflikt jätkub, ei anta sõjalist abi. Ja lõpetuseks lisan veel ühe väga olulise asjaolu. Donald Trump ei saa juriidiliselt NATOst lahkuda, sest selleks on vaja 2/3 seenati häältest. Donald Trump ei saa samuti märkimisväärselt vähendada Ameerika vägede arvu Euroopas. Sest 2025 aasta detsembris võttis kongress vastu muudatuse, mis keelab Ameerika vägede vähendamise Euroopas alla 76 000 sõduri rohkem kui 45 päevaks. Ja Donald Trump allkirjastas selle seaduse. Praegu asub Euroopas 84 000 Ameerika sõjaväelast, kuigi see arv muutub pidevalt rotatsioonide tõttu. Seega maksimum, mida Trump teha saab, jalaga trampida ja vägesid Euroopa sees ümber paigutada. Siia panen 3 punkti. Kirjutage oma arvamus ja järeldused selle video alla kommentaaridesse. Tellige kanal, vajutage kellukesele ja ärge unustage vajutada meeldib nuppu. Kui soovite selle YouTube'i kanali tööd toetada, saate seda teha rahaliselt ükskõik millise annetuse, tasulise tellimuse või sponsorluse kaudu. Kõik lingid ja makseandmed, kuidas seda teha, leiate selle video kirjelduses. Seal ongi kirjas toetada Aleksei Betši kanalit. Valige endale sobivaim viis. Olen tänulik igasuguse toetuse eest. Sellega on kõik. Hoidke end, kõike head, jätkub.